Ja esimene meie arutlusling, erakordselt põnev ja mul on hea meel kutsuda kõigepealt siia arutluslingi juht, Nasdaq Tallinna börsi tegevjuht Kaarel Ots, kelle vestluskaaslased on väga põnevad ja investori ja Äripäeva koostatud Eesti rikaste topis olev laiahaardeline ettevõtja Raivo Hein kuulub siia, advokaat ja 2018. aasta Äripäeva investorise topi 25. koha omanik Indrek Naur. Ja kolmandaks eestlastest Skype'i loojate investeerimisfirma Ambient Sound Investments portfellihaldor Arko Kadajane. Ja teemaks siis, kuidas investeerivad Tallinna börsi suured rahaliigutajad. Nii, mikker töötab ja laupäeviti on alati hea näha nii palju inimesi, see annab mulle vähemalt sellist lootust, et me ei räägi mingist mullist, et meie üritused on alati laupäeviti, palju oleks muud teha ju, kui siin olla, eks. See Damodaran, keda Juhan ka tsiteeris, ma tahtsin teda oma silmaga näha, ma käisin Helsingis ühel konverentsil kuulamas seda, et terve maailm ju jälgib teda, hindab ettevõtteid tema järgi. Ja tema ütles seda, et vähemalt üks asi, mis mul meelde jäi sealt, et narratiiv ilma numbriteta on lihtsalt storytelling. Numbrid ilma narratiivita sobib ainult tema klassi sinna finantsmodelleerimise kursusele. Kui sa need kaks asja kokku paned, et siis ta hakkab juba lõhnama investeerimise järgi. Sest investeerimisest on, ma arvan, et Eestis ei ole üldse kunagi nii palju räägitud. Küll mõned meenutavad seda, et kuidas kõik taksojuhid investeerisid ja nii edasi, aga mulle meeldib siis vaadata nagu datat ja numbreid, et kas päriselt ka siis kõik inimesed investeerisid 15 või 16 aastat tagasi või veel enam. Numbrid näitavad seda, et 15 aastat tagasi oli Eestis 4000 sellist investeerimiskontot, kus oli üks väärtpaber peal. Täna neid on 32 000. Kui palju teist siin on sellise mõne väärtpaberi omanik, mis on investeerimiskontol, tõstke käed. Päris paljud. Aga mis annab jällegi mulle sellist kindlust, et me ei ela kuskil mullis, on see, et ma valmistasin ette üheks, see oli pensioni teise samba teemaline arutelu, kus siis teatud poliitikud tahaks selle üldse ära kaotada. Siis ma uurisin, et kui palju on inimestel üldse sääste täna. Selgus see, et 25%, see on siis neljandik, puuduvad igasugused säästud. Kolmandik saaks hakkama kuni 3 kuud, kui ta kaotaks oma töö. Et need on päris sellised kõnekad arvud, et me räägime küll, et meil on investeerimiskultuur parem kui kunagi varem ja selle eest kindlasti suurimad tänud investor Toomase sellisele initsiatiivile, aga ma arvan, et meil on pikk tee veel minna. Esimene küsimus teile kõigile ja alustame võib-olla Raivost, et kes sinu jaoks üldse on investor? Sest kui teid guugeldada, Raivo kohta on kõige rohkem ettevõtja ja investor, Indreku kohta advokaat ja investor või teistpidi, ja Arko kohta asi siis Skype'i meeste portfellihaldur ja investor või teistpidi. Kes on investor? Tänan sõna pakkumast, mul on natukene nohu, võib-olla hääl ei ole kõige parem, aga ma võib-olla alustaks hoopis sellest, mis sa siin alguses ütlesid ja see on see, et ei ole tore, et meil on umbes 30 000 väärtpaberikontot, eks ma ütlen, et selle peale, et see on väga mannetu ja väga masendav. Sellepärast, et meil on üle 1 miljoni inimese, eks. Need on, kus on üks paber peal, kontosid muidugi rohkem. Ja kontosid on vabandust rohkem, aga kus on üks paber peal ja see näitab tegelikult seda, et tegelikult see hulk, kes te siin olete, te olete mõnevõrra ja osad veel rohkem teadlikumad sellest asjast, aga minu üks selline vabatahtlik tegevus seisneb selles, et ma käin hästi palju koolides lastele rääkimas just seda sama, nagu sa ütlesid, et kuidas rikkaks saada. Ja majandusest ja investeerimisest ja säästmisest. Ja kurb on see, et ega see, mis koolides lastele õpetatakse, et see, olgem ausad, et see õpetaja pärast tuleb minu juurde, ütleb, et kuule, ma räägin küll, et börs ja aktsiad, aga kuidas neid aktsiaid ostetakse üldse, eks?
et nad ise ka väga täpselt ei tea ja see näitab tegelikult, et investor Toomasel on veel väga palju toimetamist ja tegemist. Aga sinu küsimuse juurde tagasi, et kes see investor, selline imelik loom on, eriti just lapsed, nemad ei saagi aru, et mis asi see investor on. Loeme uudiseid või telekas öeldakse, et investorid kogunesid ja investorid otsustasid, aga et kes ta siis lõpuks on. Ja see investor ongi tegelikult see inimene, kes võib-olla, mitte võib-olla, aga päris kindlasti loodab rikkaks saada ja kui seda liitintressi veel sinna juurde panna, siis see rikkus tuleb tõesti pika aja jooksul ja investori peamine eesmärk ju ongi see, et saada majanduslikult vabaks, eks. Ja see ongi rikkus, et kui me räägime rikkusest, siis see ei ole mitte, tema ühik ei ole mitte raha, vaid lõpuks aeg. Sünd, surm, siin vahel, kõikidel teil, minul ka. Ja mina proovin ka olla siis selline investor. Kuidas hindad? Ma olen Raivoga täitsa nõus, et tegelikult investor on see, kes muretseb oma tuleviku pärast. Et tema tulevik oleks parem kui eilne ja muretseb oma vabaduse pärast, sellepärast et investori eesmärk on teenida natuke rohkem raha ja raha annab vähekene rohkem ka vabadust. Et tulevik ja vabadus on investori põhilised märksõnad. Ma saan võib-olla seda sama oksa nüüd või tooli siis, kus ma istun, aga nagu eesmärk on rikkaks saada, et miks mitte siis, ma ei tea, õppida jalgpallitreeneriks näiteks. Et Mourinho on ju lasti lahti sealt Manchester United treeneri kohalt, sai kohe finantsvabaks võib öelda, eks. Et selliseid, üks hea soovitus mul on veel, et kellel on näiteks mingisugune vana auto täna, et ärge seda maha müüge, et oodake 30 aastat, siis 30 aasta pärast on ta old-timer, et siis ta on jälle rohkem väärt. No tegelikult, kui sa räägid autost või jalgpallist, siis jalgpalli puhul on täpselt samamoodi, et tehakse midagi erinevalt või midagi väga hästi. Või siis, et kuidas teha asju teistmoodi, et saada rikkaks, et sa palgatööga päris sinna ei jõua, aga ka palgatööga, kui sa oled nagu omala tippspetsialist, siis sa saad rikkaks, eks. Ükskord rahaliselt, ma mõtlen. Aga autode puhul, jah, see on ka investeerimine, eks. Argo? Kes on investor? Kuidas sa näiteks enda kohta, kuidas see sobitub sinu sellisesse mina-pilti, investor? Ma lisaks juurde seda, et ma arvan, et investor on ikkagi elustiil. Et see algab sellest, et sul on sääste, mida siis investeerida projektidesse, mis siis pakuvad seda liitintressi nii-öelda. Et sealt hakkab kõik pihta ja kui see elustiil on olemas sul, siin on aja küsimus, millal sa jõuad sinnamaani, mis on su eesmärk. Et kui sa küsid jah, et kas peaks hakkama hoopis tegelema treeneriks ja autosi koguma, siis selle kohta on palju näiteid, et omada ikkagi varasi, mis toodavad sulle rahavoogu, oled sa pikaajaliselt palju paremas seisus. Ma ei tea, kas on õige koht, aga üks näide tuua, et kuskil 500 aastat tagasi vahetas omaniku maailma kõige kuulsam maal Mona Lisa, mille ostis ära üks Prantsuse kuningas umbes selles vääringus 20 000 USA dollari eest. Ja oletame, et täna selle väärtus on circa 1 miljard, see on väga hinnanguline. Oleks ta selle 20 000 dollarit sel hetkel 500 aastat tagasi paigutanud kas või näiteks 6% tootvasse varasse keskmiselt aastas, oleks selle väärtus täna circa 1000 triljonit USA dollarit. Ehk siin on nagu hea võrdlus, kus osta nagu asju, millel on mingi mentaalne väärtus või siis omada varasi, mis iga aasta toodavad sulle mingisugust tootlust, siis mina kui investor nii-öelda valin alati selle vara, mis toodab mingit rahavoogu. Et ja veel näiteks täna see, et maailmas kokku on tegelikult ainult 280 triljonit dollarit varasi. Ehk see kõlab väga absurdselt kõik kokku, aga lihtsalt see on hea võrdlus. Eks ma natuke provotseerisin ka, et loomulikult, kui sa kõik oleneb selles, et mis on see raha hulk, eks, et mida investeerima hakata. Et börsi kaudu on see, ütleme, see lävend või see sisenemisbarjäär ikkagi ju väga madal. Selle kohta on tohutult infot, Juhan oma tiimiga kirjutab nende ettevõtete kohta hästi palju, et selles mõttes alustada on loomulikult hästi lihtne. Aga kuidagi peab sinna jõudma, eks, et protsentidest ei ela ainult, eks. Et me võime nagu jälgida, et kas me piidime nüüd turgu või
või mitte, kas me teenime 5% või 10%, aga tegelikult loeb ka see fundamentaalne raha, et sellepärast ma alustasin ka võib-olla investeerimiskonverentsile mitte sobivalt ka säästmisest, et see on jube oluline. Eile õhtul oli päris lahe film või saade ETV2 pealt, Värviline, 20. USA-st, kus oli siis, see oli vahetult enne siis seda suurt depressiooni, et kuidas kõik arvasid, et kõik läheb ainult paremini ja kõik elasid ju võlgu. Et säästa väga polnud, et me võime selliseid näiteid tuua igalt poolt ajaloost, see oli siis ligi 100 aastat tagasi, me lähme 300 aastat tagasi, me lähme 400 aastat tagasi, et selline ülevõimendamine ja säästude puudumine tegelikult väga tihti toob ka kurja karja. Lähme nüüd natukene konkreetsemaks, et kõiki huvitab ju see, et kuhu te oma raha paigutate, kuhu te investeerite, et investor Toomas Topp, ta keskendub meie börsiettevõtetele, mis on selles mõttes loomulik, et ta on trackitav. Aga investor võib ju, mitte või, aga ta tihti ongi ka investeerinud ka mujale. Me rääkisime, eks ole, endasse investeerimisest, autosse investeerimiseks, investeering on ju tegelikult ka teistesse ettevõtetesse ja nii edasi. Et jagage võib-olla kuulajatega oma investeerimispõhimõtteid siis kõige täpsemalt. Või nii täpselt, kui te saate. Alustame Raivost, jah. No, mina olen läbi oma elu alati uskunud sellesse, et kõige parem investeering saab olla, nagu sa ütlesid, iseenesesse ja iseenesesse selles mõttes, et sa lood mingit väärtust, mis sul tulevikus tagab selle majandusliku vabaduse ja minu puhul see väärtus on olnud erinevad ettevõtted, mis on saadud aja jooksul luua ja hiljem ka neid realiseerida. Nii et see on see üks punkt, kui me alati räägime sellest, kuhu nagu investeerida oma säästusid, siis see sääst, mis mina võtsin, oli minu aeg ja investeerisin iseendasse, ehk siis tegin midagi, proovisin midagi ka teistmoodi teha ja mõnikord see õnnestus, mõnikord ei õnnestunud. Aga esimene punkt on alati see, et investeerige iseendasse ja looge oma ettevõtted ja proovige asju teha natukene teistmoodi. Ehk siis auk on tagurpidi muhk, eks. Et see on see mõtteviis, mis nagu aitab vaadata väljaspoolt karpi, eks. Et mida ma teen ja kas ma olen selleks võimeline ja kuidas ma teen paremini, kui teised teevad. Teine koht on loomulikult kõik finantsvarad, eks. See on siis alates börsist ja lõpetades igasuguste võlakirjadega. Mina olen börsil tegutsenud juba aastast, ma arvan, et 97, võib-olla isegi 96, ma mäletan, ma sain oma esimese internetiühenduse, siis ma vist mõni kuu hiljem juba tegin Ameerikasse omale konto ja kandsin sinna natuke raha ja hakkasin spekuleerima, selleks ma veel ei osanud seda asja. Sain oma õppetunnid ka kätte. Tegelikult enne seda juba sai Tallinna börsile pandud Rakvere lihakombinaati, see, mis iga õhtu tõusis jälle. Nii et, jah, see oli ka päris hea. Ehk siis börs ja börsitooted, ehk siis rahaturutooted, milleks on siis aktsiad, võlakirjad ja ka kõik muud, näiteks optsioonid või futuurid või mis iganes. Nii et ma olen need kõik üle proovinud ja läbi proovinud ja see on teine koht siis, kuhu oma raha investeerida. Kolmas võimalus, kuhu te võite investeerida raha, on kõige klassikalisem laenu andmine, eks, mis tegevust harrastavad finantsettevõtted, nagu pangad näiteks. Aga te ei pea selleks litsentsi võtma, vaid te laenate naabrimehele, võtate ta korteri tagatiseks ja elate sellest intressist, mis te saate. Mõnikord see hästi ei õnnestu selleks, et naabrimees on just see, kellele te tegelikult ei oleks pidanud raha andma. Ja siin, nagu Joakim Helenius ütles, et te peate inimesi natukene tundma või suutma usaldada neid. Nii et need 3 sellist kõige klassikalisemat investeerimisviisi ja loomulikult eesmärk on, nagu sa ütlesid seal enne, oleks seda rahavoogu teenida. Ehk siis passiivset rahavoogu te saate samal ajal toimetada iseenda eluga edasi käies tööl ja teenides aktiivset rahavoogu. Kui teie passiivne rahavoog ükskord ületab teie aktiivse voo või tegelikult kui teie passiivne rahavoog ületab teie igakuised või igaperioodilised kulutused, siis sellest hetkest peale te oletegi majanduslikult vaba. Te teoreetiliselt ei pea tööle minema, sellepärast et
et miks mina pean tööd tegema, kui minu raha töötab minu eest. Ma saan ise keskenduda millelegi muule. Väga hea. Indrek, sina oled ise öelnud, et sa oled suur dividendi usku investor, et räägi lähemalt, et kuhu raha paned ja miks? Jah, ma olen rahava usku, et sealt, kus tuleb rahavoogu, sinna ma üldiselt investeerin, enamus investeeringuid on sinna läinud, et aktsiad börsil olen ka juba eelmisel sajandil tegin esimesi katseid, kui Hoiupank ja Hansapank iga päev 10% tõusid. Ja siis ühe korra, ma ei tea, mitusada protsenti langesid siis, kui Venemaa kriis tuli. Et neid aegu ma mäletan hästi, olid su börsil sellised huvitavad ettevõtted nagu Pennu ja Tallinna Farmaatsiatehas, et kus ettevõtted läksid ka tol hetkel börsiettevõtted pankrotti. Vist sel sajandil pole ühtegi börsiettevõtted pankrotti läinud. Et ma olen kogu aeg öelda, et ma hindan väärtuslikku ettevõtteid ja investeerin väärtusettevõtetesse börsidele, et kus ma näen nagu väärtust. Et ma börsil üldjuhul loteriiga ei tegele ehk ma kasvu ei otsi või kasv on lisaboonus, aga ma ei spekuleeri börsil. Ma ei oska seda ja seetõttu ma ei spekuleeri. Et eelnevalt ma ikkagi hästi kaua teen tööd, uurides seda ettevõtet ja siis alles teen investeerimisotsuse. Et seniajani on enam-vähem läinud õnneks, et ei ole pidanud kaotusi tundma. Teine on kinnisvara, väiksed investeeringud on kinnisvarasse tehtud ja siis on üks väike osa on üliriskantsed investeeringud, mida ma oma kutsetegevusest tulenevalt oskan teha. Et ostan ka selliseid varaklasse, kus on nagu väike risk sees, ehk kohtutäituritelt, pankrotihalduritelt olen ostnud vara, kus on puuküürnikud sees, siis hüpoteegiga kinnisvara, pärandvara ja nii edasi, aga need on sellised investeeringud, mida ilmselt ainult mina oskan oma kutsetegevusest või siis teised juristid oskavad teha. Et tavainvestor ilmselt ei näri sellist investeeringut läbi. Aga klassikaline väärtpaberid, kinnisvara on põhiline. Jah, ma enne unustasin oma nimekirjast selle viimase punktina öelda, et kinnisvara väga tähtis komponent. Nii et olgu ta teil üürikinnisvara või siis ärikinnisvara, alati soovitan vaadata ka seda poolt ja kinnisvara on õnneks selline asi, et ta on kinnine asi ja ta on vara, teda ei saa ära liigutada ja ta elab ka halvemad ajad üle, aga ta on väga tähtis selline väga komponent teie portfellis, kui te selle omale võtate. Keegi küsis mult enne, et kas startup-indus ka või, et mina ütlen selle kohta teile, et kui te tahate jõukaks ja rikkaks saada, siis ärge startup-indusse investeerige, et seal te kaotate oma raha. Te ei leia seda ühte, kes lendab, te ei leia kunagi praktiliselt, te võite sama hästi loteriid mängida. Ma ühe kommentaari enne, kui ma Arkole annan sõna, ütlen siia, et jälle tõmban endale kindlasti pahandust kaela sellega, et börsijuht hakkab püramiididest rääkima, see on asi ohtlik, eks. Aga tegelikult ma tõesti soovitan mõelda raha paigutades püramiidi peale. Et see on selline aegade algusest soovitatud seda, ehk et see alumine layer siis või kiht on see kõige turvalisemad investeeringud. Ja mida tipu poole sa lähed, seda riskantsemaks need asjad lähevad. Indrek ütleb, et see ongi täpselt korrelatsioonis, mis ma ütlesin startup-induse kohta, et te saate sinna investeerida siis, kui teil on juba niivõrd piisavalt vaba rahavoogu, et te võite sellest ka kaotusega loobuda. Et enne te ei saa seda teha. Et iga üks peaks seda, ma ütlen, et see riski isu muidugi võib olla erinev, et üks investeerimispankur ütles mulle, et töötab välismaal, ütles, et tema kliendid on siis sellised, kellel on 500 000 või rohkem, ütles, et ta esimene küsimus on, et kui suur on sinu see kasiinoraha hulk.
et igaüks defineerib selle, et mis tema jaoks on kasiino erinevalt, eks. Et kas see on, tavaliselt see on see, et millest sa väga hästi ei saa aru ja mis on seotud suure riskiga, aga ka tõenäosusega palju siis teenida. Et selle säästujutu juurde veel, ma teen siin tuimalt nüüd reklaami, pärast ma saan pahandada, et LHV, ma ei tea, kes veel ei tea, et LHV on toonud turule sellise asja nagu mikroinvesteerimine. Minu meelest täiesti geniaalne asi. Et sisuliselt siis ta ümardab, kaardiga poes maksad, ta ümardab sul need ostud kuni järgmise euroni ja siis automaatselt ta puulib selle, ma enam ei mäleta, kui tihti ta siis ostab selle puulitud raha eest ETF-e. Ja minu meelest nagu selline kuidas? Üks kord nädalas, super selles mõttes, et Madis, LHV juht, mulle on öelnud, et nemad mingisugust tulu sealt ei oota, et mis võiks olla veel parem selline säästude ja investeerimise juurde viimineks. Et siis me saame hakata, et igaüks peaks nagu mõtlema, et kui Raivo ütleb, et kinnisvara ja Indrek ütleb, et näed siin kohtutäituritelt nõuded ja asjad, et igaüks ju mõtleb tegelikult erinevates summades. Et selles mõttes see püramiidi teema on igaühele oluline, et kas ma saan osta kinnisvara, kas ma saan otsa metsa, teine ütleb, et ma ostan siin idufirmades osalusi, et see kõik ju on tegelikult raha, et see ei ole protsendid on see, mis siis kunagi on võimalik kokku arvutada, eks, aga kõik see eeldab raha. Väikeste summadega ühed asjad, suuremate summadega teised asjad, aga see loogika ju jääb alati samaks. Vabandust, ma jäin nüüd siin lobisema, et Arko, sama küsimus sulle. Kuhu raha paned? Sinu need summad muidugi, sa saad ise valida, et kas sa räägid nagu erainvestorina või siis Skype'i meest siis portfellihaldurina. Jaa, et võib-olla algatuseks samamoodi nagu Raivo ja Indrek alustasid umbes 96, mul õnnestus alustada umbes samal ajal, et ma olin küll selles keskkoolis ja iga õhtu ootasin Tiina Joosu Kapitali, et see oli kõige huvitavam saade sel hetkel. Kas sisu või? No kõik. Aga kui minna nagu tõsisemaks, siis ma arvan, et ei ole vahet, kas ma räägin, kuidas mina lähenen või see, kuidas ma siis kontoris seda teen. Et see on ikkagi sama, et nagu ma ütlesin, see on elustiil. Et kui sa midagi teed, siis teed seda asja läbi elu ühtemoodi, õpid kogu aeg juurde. Et meie, portfell on suhteliselt eriskummaline, et ma võib-olla kõigile seda kindlasti ei soovita, et me oleme siis lähtume sellest, et kui me haldame meil on selline family office struktuur, ehk siis pereraha, mis me teame, kui suur see on, teame, et see on muutumatu läbi aja, pigem kasvab siis, kui me teenime tulu. Ja sellest lähtuvalt saame võtta väga pikki vaateid, et me ei pea nagu mõtlema, et mis saab järgmine aasta, ülejärgmine aasta. Kui me leiame hea investeeringu, siis me tahame seda hoida pikalt, sest häid investeeringuid leida on väga-väga raske. Häid firmasid on tõesti palju maailmas, aga neid mõistliku hinnaga osta, see on praktiliselt aastas 1-2 õnnestub äkki. Meie portfell on circa 12-15 nime, meil on globaalne portfell. Meil justkui võiks investeerida igal poole, aga me oleme ikkagi defineerinud seda niimoodi, et me vaatame arenenud turge, ehk me hoiame eemale siis arengumaadest, oleme neid külastanud, oleme proovinud, küll ostnud kordagi ei ole, aga saame tihti aru, et see kultuuri erinevus, kus me tuleme, on niivõrd suur, et seal orienteeruda on praktiliselt võimatu. Tuues ühe huvitava näite, et käisime Vietnamis, kohtusime ka mõne börsifirmaga ja mis võib olla huvitav kogemus see, et ettevõte ise oli väga avatud, et meil on 3 raamatupidamist, meil on 1 börsile, 1 valitsusele, 1 meile. Et pärast seda nagu tekkis tunne, et mis iganes ma sealt aruandest loen, vahet ei ole, et tegelikult ma ei saa aru, mis toimub. Ja meie portfell täna on, ütleme, USA, Euroopa, Skandinaavia, meil on ka Eestist paar asja, Ida-Euroopast ei ole täna midagi, aga nagu ma ütlesin, meil on väga vähe nimesi, me lähtume puhtalt fundamentaalanalüüsist, me vaatame igat firmat suhteliselt pikka aega, me suhtleme firmaga, suhtleme pärast investeeringut firmaga, kuna neid investeeringuid on hästi vähe, siis ütleme niimoodi, et minu kui siis Ambienti töötaja karjääririsk on väga suur, et kui ma ühe ettevõttega eksin rängalt ja saan suure kahjumi, siis loomulikult see mõjutab kogu minu portfelli tootlust väga-väga palju. Aga selline on minu elustiil ja seda nagu muuta ma ei soovi, sest kui ma viiks selle, ütleme, firmade arvu 30 peale, mis on tüüpiline fond 50 peale, siis ma ei saaks neist enam aru, ma ei suudaks neid jälgida, ning see oleks minu jaoks nagu suur probleem, et see oleks nagu infosulg minu jaoks ja seda teed ma ei vali, et pigem ma lähen nii, nagu ma olen teinud. Õnneks ma olen teinud seda pikka aega
ja me püüame alati valida firmasi, kus ütleme siis negatiivne stsenaarium meie jaoks ei tähenda, et me kaotame suure hulga raha. Et see, ma arvan, et on iga investori jaoks põhiküsimus, et mis juhtub, kui sinu tees ei materialiseeru, läheb natuke kehvemini, et mis on see raha, mis ma tegelikult kaotan, sest permanentne kapitali kaotus on üks kõige hullemad asju, mis investor saab läbi elada nii emotsionaalselt kui finantsiliselt. Et jah, ma võiks sellest väga pikalt rääkida, kuidas me läheneme, aga ma arvan, praegu ma lõpetaks. Sa tõid mitu sellist huvitavat punkti siit, et millest me hakkame nüüd kohe rääkima edasi, et ma arvan, see elustiili osa on hästi oluline. Ma teen jälle siin julmalt reklaami. Meil oma konverents Tark raha, minge vaadake Nasdaq Tallinna Facebooki lehel on Lauri Meidla podcast, Lauri on seal meil täna siin saalis ka. Tema ettekanne oli selline, kas investeerimine, kunst või teadus. Et see, et kui inimene ajab taga finantsvabadust, mis on jällegi iga ühe jaoks ju erinev, sina tõid ühe definitsiooni, et ta ütles midagi sellist, et ega siis kogu aeg ei pea samal ajal makarone sööma, et see elustiili saab ka hinnata erinevat moodi. Nüüd lähme siit edasi, et kas on oluline, ja nüüd me alustame jälle Raivost, kas on oluline see, kuidas ettevõtte raha teeb, kuidas ta oma äri ajab. Ja ma vihjen just sellele, et sina oled mitmes kohas rääkinud nagu patuaktsiatest. Tavaliselt siis tubakafirmadele, aga ma olen samuti käinud koolides rääkimas, siis mina toon sellise vähe radikaalsema näite sisse, et sõjatööstuseks. Et kui me nüüd mõtleme, et kui sõjatööstusel läheb jube hästi, et mis see siis eeldab? Üks asi on see, et riigid varustavad ennast ja veel parem on see, kui nad sõdivad, eks. Ja mida kauem nad sõdivad, seda paremini läheb sõjatööstusel. Et see on selline võib-olla see pendli nagu teine pool, et kui oluline see on ja kui palju sa jälgid selliseid, üks asi on fundamentaalsed finantsnäitajad ja teine on siis, ma ei tea, ära leierdatud sõna, aga väärtused. Jah, ma olen selle eest väga palju vastapäid ja algu saanud, et ma olen inimestega vaielnud, kes on teistel seisukohtadel, aga sellest ma vist rääkisin ka eelmine aasta siin, et see kahepalgelisus on meil kõigil sees, et me olemegi kõik kahepalgelised, me mõnikord peame naeratama seal, kus tegelikult peaks nutma või vastupidi. Ja meie põhimõtted ei lähe alati üks-üheselt kõigiga kokku, aga minu põhimõte on see, et ära kunagi suitseta, aga kui keegi tahab suitsetada, siis paku talle sigareti. Eks siis ole sigaretifirma aktsionär. Või siis, et ära kunagi võtta kiirlaenu oma kulutusteks. Aga kui keegi soovib sult seda, siis palun, rahakott on siin, annan sulle hea meelega. Ma ei kutsu üles kedagi, aga enda kaitseks ostaks ma küll omale relva või tegelikult mul on see olemas, küll on ta siiamaani asjatult seisnud paarkümmend aastat kapis, aga ta on olemas. Ja see nii-öelda praegune hetk on selline, kus ma olen täpselt samamoodi, vist umbes 3 sellise ettevõtte aktsionäride hulgas, mis on kaugeldud Ameerikas. Ja siiamaani on kõik läinud hästi, vähemalt ma mõtlen rahalises mõttes. Nii et kui me räägime siin sigaretikompaniidest, Altria, Juhanek, sina oled ka seal sees. Et nagu öeldakse, kui veri on väljas ja põlved hakkavad värisema, siis pead ruttu ostma, et viimasel ajal on Altria aktsia väga palju alla tulnud tänu regulatsioonidele ja kõigele muudele, mis suitsetamist reguleerivad või soovitatakse vähendada siis seda noorte seas. Ometi on juurde tulnud teised ahvatlused ja need ahvatlused on elektroonilised sigaretid, kanep, marihuana. Ja Altria on just ostnud ka Kronosest suurema tüki, eks nii, et enne jõule, kui Altria ikka käis peaaegu, et põhja juures ära tegelikult on isegi seal praegult ja veel näiteks British American Tobacco ja veel mõned ettevõtted, siis mina niimoodi värisedes tegin oma ostud jälle ära üle mõne aja. Ja see 2-3 nädalat on isegi selline 3-4% juba tõusu ka näidanud lisaks dividendidele, selleks, et nad on läbi aegade olnud väga head dividendimaksjad. Ja seetõttu, võttes kokku, siis mina ei löö risti ette, kui ma ei osta
Boeingu aktsiad, kes tegeleb ka sõjatööstuses, eks, või Colti aktsiaid, kes teeb väga vingeid käsirelvi, siis kui need numbrid või need suhted on kõik okei ja ajalugu on kõik okei ja dividendid on kõik okei, siis ma teen seda selleks, et minust sõltumata, kui ma jätan selle tegemata, siis kuskil käib sõda ikka edasi, kuskil tapetakse ikka kedagi. Kuskil tehakse marihuaanat, kuskil isetletakse kanepit, kõik oleneb sellest, kui illegaalne see on. Eks. Ja täpselt, kuskil süüakse suhkrut ja juuakse Coca-Colat. Just, täpselt. Et Indrek, sa oled öelnud, et sa oled fundamentaalanalüüsi usku. Et sa siin vihikus ütled ka, et investeerimine on matemaatika. Ma küsin, healega natuke provotseerin, et kas sul ei tundu, et väga palju, ma tegelikult küsisin seda juba mitu aastat tagasi Peeter Koppeli käest, et kas sul ei tundu, et see fundamentaalanalüüs hakkab nagu ära surema vaikselt, et otsuseid tehakse pigem sellise emotsiooni pealt, et te olete mõlemad siin rääkinud kasiinost, kõik kolm tegelikult. Kas sul ei tundu, et nagu väga palju tehakse otsuseid investeerimisel nagu selline punane ja must? Ei, mulle ei tundu, sellepärast mina ei tee. Aga vaadates palju on kaotajaid, siis ilmselt tehakse, jah. Emotsiooni pealt, et kasiinos käiakse ka ju, otsitakse meelelahutust ja sisimas lootes, et sealt võib ka miljonärina välja tulla, aga üldjuhul ei tulda. Et jah, mina soovitan ikka numbrid vaadata, et emotsioon on oluline inimese elus, aga investeerimises on ta teisejärguline. Nüüd Argo, kui te paigutate ettevõtetesse raha, palju raha, rohkem võib-olla kui tavaline, või kes üldse on tavaline investor, ütleme selline keskmine investor, siis ma kujutan ette, et te seda emotsiooni vaatate vähem. Kus ma nüüd tahan oma jutuga jõuda, on see, et seda infot on, ma väidan täna rohkem kui kunagi varem. See infokiirus on tohutu. Isegi Juhan näitas, tal on väga sellised dramaatilised pealkirjad, ta paneb lugudele, et ta on lihtsalt klikkida saab, et draama müüb tihti, eks. Ja siis ma vaatasin ühte saadet, kus kirjutati, või jutt oli sellest, et kuidas loodeti interneti saabumisega, et inimesed kõik saavad targemaks. Ja et info jõuab siis väga kiiresti inimesteni. Ja nüüd need teadlased siis jõudsid järeldusele, et nad ei ole üldse kindlad, et kas seda fake news'i, mis tegelikult ju Donald Trumpi valimisega tuli nagu käibesse, kas seda äkki on isegi liiga palju, et inimesel on selles päris infos orienteerumine läinud palju keerulisemaks. Et kuidas sulle tundub, et kus kohast üldse on kõige õigem, ma nüüd kisun siin natukene sealt asist välja, et kus kohast on ja kuidas selles infotulvas hakkama saada, kuidas seal orienteeruda, kui sa kogu aeg pead tegelikult ju mõtlema seda, et kas mind suunatakse. Ja me ei saa ju seda tagasi keerata, et lihtne oleks öelda, paneme interneti kinni, et siis on rohkem vaja nagu ise mõelda, nagu ei saa. Jah, et ma arvan, et see info kogumine, haldamine on järjest olulisem just nii, et kas sa oled siis passiivne info lugeja või aktiivne. Aktiivne siis see, et sa ise otsid, mis sind huvitab, või siis passiivne, et sa loed seda, mis sulle kogu aeg erinevast voogudest tuleb ette. Et ma arvan, et nii eraelus kui ka siis nii-öelda kontoris olles meie töö ikkagi on ise otsida asju, mis meid huvitab, mitte siis jälgida seda, mis keegi meile kirjutab. Ehk ma arvan, see on hästi oluline, et kui sul on mingi huvi millegi vastu, tahad seda uurida, et siis sa ei oota, kui tuleb mingi artikkel, vaid tegelikkuses see info on tõesti olemas, see on vaja üles leida. Ja loomulikult pead vaatama, kas need faktid on seal enam-vähem tõesed, ja kui see üldse fakte on, kui sa rääkisid ka fake news'ist, et minu jaoks näiteks fake news on ka faktivaba uudiseks, lihtsalt augu täide. Et seda on tore lugeda, aga sellest tegelikult ju midagi juurde ei saa. Et meie samamoodi loeme lehti, lehest saad sa mingit suurt pilti, ise pead alati juurde mõtlema, võid saada mingi uue idee enda jaoks, mida edasi juurida, aga ütleme, olles investor, siis ma ikkagi rõhutaks seda, et kõige täpsem info tuleb otse ehk allikast ja allikast tegelikult on ju ettevõte, mida me uurime. Kui see on ettevõtte aruanne, on see ettevõtte, ma ei tea, presentatsioon, kohtumine, kõned, et see info on täna kõik olemas,
aga lihtsalt inimesed võib-olla natuke mugavad, tahavad lugeda mingit kokkuvõtet lehest, kuidas see kasum kasvas ja mis iganes, aga pigem jätta see vahele ja minna otse kohe firma kodulehele ja hakata sealt järjest otsima pressiteateid, aruandeid ja ma arvan, et teha selle kohta märkmeid ja mingi hetk sul on tegelikult palju parem pilt ees, et mis või kes see firma on, kes on need inimesed see firma taga, mida nad tegelikult ütlevad, mida nad teevad, mida nad oluliseks peavad, et sellest lähtuvalt ma arvan, et on su elu palju-palju lihtsam. Ja kui me mõtleme nüüd Eesti kontekstis, ma ei tea, kui paljud teist on käinud Tallinna börsifirmade üldkoosolekutel. Tõstke käsi. Käige rohkem, päriselt ka, küsige küsimusi. Kuskil ei ole ju see nii lihtne. Sul on palju keerulisem, eks ole, kas või kuskil välismaa suurtes ettevõtetes infot saada. Siin minge kohale, tõstke käsi, küsige küsimus, mis on plaanid, eks ole. Võib-olla korra vahel, et isegi ütleme, et olles Euroopa või Skandinaavia firmadega suhtluses päris palju, siis tegelikult see on raske. Minnes otse kontakti, ega keegi ei küsi sinu käest, kui palju sul varasi on. Seda küsitakse pigem Ida-Euroopas ja Balkanis, aga ütleme Euroopas, Kesk-Euroopas pole seda korda ei küsitud. Kirjutada e-mail, kas teha kõne, kui on mingisugune spetsiifiliselt 2-3 küsimust, ja firma tegelikult enamasti tuleb vastu ja suhtleb sinuga. Et see ei ole niimoodi, et umbes, et kes sa oled ja mis sa oled, siis me vaatame. Et kui ma tohin ise kokkuvõtte teha see vahel, et see kriitiline mõtlemine on, ma arvan, see, mis on kasvavalt oluline. Ma arvan, et ei ole olemas sellist asja nagu peavoolumeedia. Sellest räägitakse küll ei ole palju, aga küsida, et mis asi see siis on, et tegelikult seda ei ole. Et peaks nagu hindama seda, et kas asi on kvaliteetne ja ise aru saama igast oma investeeringust. Võtame siia lõppu nüüd lihtsama teema ka, et millal siis kriis tuleb. Kes tahab alustada. Ja võiks siis öelda ka, et mis see kriis on, kuidas seda kriisi defineerida. Ma võin siin, meil palju aega pole, aga arvamusi on ju väga palju, et Enrico Võrklaev on öelnud SEB-st, et kriisi ei tule, investoritel võimalusi jagub ja põhjendab seda ilusti ära. New York Times kirjutab detsembris, et investoritel oli mitte kuhugi peitu pugeda, et kõik asjad kukuvad, see oli detsembris. Siis oktoobris kirjutas Market Watch, et kui nüüd üks korrektsioon veel tuleb, et siis investorid peaksid juba muretsema hakkama. Et need investoreid, siis investoritele suunatuid teemasid on hästi palju, mida dramaatilisem pealkiri, seda ägedam. Einsteinil oli selline ütlus, et kui sa ei suuda asja lihtsalt seletada, siis järelikult sa ei saa asjast aru. Et juba tihti hakkadki lugema seda, et kas ma nüüd sain targemaks sellest loost või mitte, aga ta kujundab sellist üldist meeleolu. Ja JP Morgan siin kommenteeris, et see oli ka nüüd aasta viimastel päevadel, et mis neid kõikumisi kaasa tõid, millised need investorid olid. Siis ta tõi välja 2 passiivsed ja hooinvestorid. Et mis see hooinvestor oli, siis selle peastrateegia arvates on see, kes hüppab börsirongile või sealt maha siis, kui see on ühes suunas või teises suunas hoo üles võtnud. Eks. Ja see passiivne siis on sisuliselt robotide algoritmid. Segane sissejuhatus, tuleme küsimuse juurde tagasi, mis on kriis ja millal see siis tuleb? Kriis on väga lihtne, tegelikult sa juba ise vastasid sellele ära ja see vastus on see, et kui me kõik otsustame koos, et nüüd on kriis, siis ongi kriis. Ehk see on inimeste kollektiivne otsus. Kogu majandus põhineb ju krediidile või siis tehingutele. Sina laenad mulle raha, mina toimetan sellega ja maksan sulle natukene tagasi. Kui laenusummad lähevad liiga kõrgeks juba, siis ma hakkan natukene kahtlema, kas ma tahaksin laenata või siis ma tõstan natukene intressi. Eks. Ja kas nüüd teine jõuab neid intresse mulle tagasi maksta või ei jõua. Ja siis, kui mu naabrimees näeb ka, et ma olen natukene juba veidikene sellisel kõhkleval, äraootaval seisukohal, siis ta muutub ka natukene kõhklevaks. Kui me kõik nüüd koos muutume veidikene kõhklemaks, siis ühel hetkel see kriis ongi käes ja ma ei tea, mis etapp praegult on, kui panga intressid kipuvad natukene kõrgemaks juba laenudel minema, kas see on nüüd tingitud kogu sellest Danske jandist, mis ümberringi on ja teised pangad kasutavad seda ära, kuigi Euribor veel seal nulli juures ja alla selle, aga võib-olla natukene on mingit sellist kõhklust või kahtlust. Nii et tehkem edasi tehinguid omavahel ja kui me kõik otsustame, et nüüd on aeg kriisiks, siis laseme õhu välja. Hästi öeldud, Indrek.
sa ütlesid, natukene guugeldasin, et sa ütlesid, et selle aasta või tähendab siis 2018 aasta suurim risk on poliitika. Et kuidas sa seda hindad ja seda kriisi küsimust ma ei ole loobunud sellest? Ei, poliitika on alati kõige suurem risk, aga märtsis möödub täpselt 10 aastat, kui ma nüüd ei eksi, 8. märts 2009 oli OMXT 250 punkti. Kindlasti Äripäev sellest märtsis kirjutab, et tol hetkel, kui OMXT oli 250 punkti, oli tööjõupuudus 15%, majanduslangus Eestis oli 10%, pangaintressid olid üle 10%. Täna on kõik need näitajad palju kordi paremad. Et ma julgen arvata, et kriis ei ole see, kui majandus langeb 3,1%-lt 3%-le, nagu meil prognoositakse. Või siis börsiindeks langeb 5%, et see ei ole majanduslangus. See on lihtsalt korrektsioon, see on väike võnge. Et, ja tulles küsimuse alguse juurde tagasi, siis meil on sel aastal valimised. Ka Eestis on poliitika üks suur risk selleks, et poliitikud armastavad meie maksumaksjate raha raisata ja lubavad palju asju, mis käib meie maksumaksjate taskust. Ja see on kindlasti üks suur risk makroökonoomiliselt. Kindlasti. Marko, ütled äkki kuupäeva ka? Jaa, et ütleme meie jaoks, meie siis majas sellest väga palju üldse ei räägigi, sellepärast, et seda võib olla kuri öelda, aga ütleme makromajanduse mudelid enamasti ikkagi pseudoteadus, ega nad ju väga tihti täppi ei pane. Et kui sa leiad selle ettevõtte, mis odavalt saad, sa arvestad seda, mis ta läbi tsüklid on kasumteenimisvõime, siis sellest tegelikult ju piisab. Ei pea tegema raketiteadust. Saad odavalt osta, siis tegelikult sind ju väga palju ei huvita, mis see majandus teeb. Nii kaua, kui me oleme turumajanduses ja meil on demokraatia, me teame, et tsüklid on, nad jäävad, need kuskil ei kao. Et sellest iga päev nagu mõelda, ma arvan, see on natuke aja raiskamine, et pigem otsige investeerimisobjekte, oske need odavalt ja magage rahulikult. Ja selline klassikaline ütlus, et kui kõik müüvad, et siis keegi peab ostma. Jaa, näiteks viimane suur kriis, et ise ka natuke läksin ikkagi õnge ja mingi hetk hakkasin neid lugema. Kui sa nüüd mõtled, kui sul on see kõige parem ostuhetk, siis igaüks kirjutab, kui halvasti kõik on ja läheb ainult halvemaks. See ikka hakkab sind mõjutama, sa hakkad nagu mõtlema, et äkki ongi nüüd teistmoodi. Aga tegelikult siis peaks minema kuskile väiksele saarele, kõik välja lülitama ja lihtsalt ostma asju. Et ega selle vastu me ei saa, jah, et massid tegelikult meeleolusid ju mõjutavad. Et mis me saame siin soovitada on see, et jääda endale kindlaks ja vaadata kriitiliselt üle oma portfell, et kas kui on pealkiri selline, et börsid kukuvad, et mida see siis tähendab, et kas börsiettevõtete aktsiad kukuvad, kas Nasdaqi aktsia kukub, kas kõik aktsiad kukuvad, kas minu aktsiad kukuvad, et kas seal on mingisugune sisu taga, et minu meelest Juhan näitas väga ilusti, eks ole, Microsofti näitel seda, et kui pikalt teinekord on hea vaadata, mõni vaatab seda vähe lühemalt. Ma arvan, et sellise kaunis positiivse sõnumiga ongi hea lõpetada see paneel. Äkki me jõuame ühe küsimusi enne lõunat küsida või? Saali poolt. Käisejad on juba püsti. Ja palun, kas Evelina jõuab kohe teie juurde? Ma vahepeal ikkagi kiirelt küsiksin ära selle autoküsimuse ka, et võib-olla me teeme kiire nagu autoringi, et siin on palju kindlasti autohuvilised, millega siis teie sõidate. Ega mulle oma autot pole, mul on liisingus. Võib-olla Raivost on alati alustanud see ring, et käime kiirelt läbi, enne kui tuleb siit päris küsimus. Mul on raske sellele küsimusele vastata selles mõttes, et ma ei tahaks sellele küsimusele vastata. Sellepärast, et ka siin olen ma vastu päid saanud. Näiteks helistas mulle Õhtulehe ajakirjanik ja ütles, et sul on Eesti kõige võimsam seeriatootmises tänavasõiduauto. Ja tõsi, nii ta on.
ja ma küsisin, et jah, võib-olla tõesti on, et aga küsimus oli see, et kas te olete oma ettevõttes ainuke osanik? Olen küll. No aga mis siis viga sellist autot osta? Nii et sellised küsimused, äkki sul oli ka konksuga, ma ei tea, aga tõsi ta on jah, et Dodge Challenger on see auto, millega ma olen viimased 3 aastat sõitnud ja Saaremaale lendan ma helikopteriga. Ma arvan, et Anu mõtles seda minu algust, eks, et kui sul on auto, et oota, kui ta ära seda maha müü, eks, et oota, kui ta saab 30 aastat vanaks. Minu auto kohta ongi seda öeldud, just ilmus autolehes kuskil see ülevaade nendest masinatest, mida peaks hoidma tänapäeva autodest, nii et kui Tesla välja arvata, mis on 3. auto mul, siis tõesti see Challenger võiks olla 30 aasta pärast väga hea investeering. Aga ära nauri, aga Tajane äkki. Ei, ma ei häbene üldse, et ma sõidan Mercedes-Benz GLS 350 ja suvel sõidan Harley Davidsoniga. Ei häbene. Ja mina tegelikult alles valin omale autot ja ma praegu teen reklaami Taxify'd ja Uberit, kuna tegelikult on suures kahjumis ja mul on väga kasulik nendega sõita. Nii, aga tõepoolest üks küsimus veel ka, ja palun, aitäh. Tere, aitäh teile kõigile. Mul on üks provokatiivne küsimus selle kohta, et paar aastat tagasi TV3 tegi Gallupi ja küsimus oli selline, et kas saate oma sissetulekutega hakkama. 80% vastas, et ei saa. Ometi nad vaatavad uudiseid tasulisest kanalist, ometi neil on telefon ja ometi nad saatsid tasulise sõnumi. Minu küsimus on teile, et mida te neile inimestele soovitate? Aitäh! Tõesti natukene provokatiivne, et samamoodi võid öelda, et tõesti nad käivad ka poes ja ostavad omale süüa. Eks? Et kahe otsaga loomulikult normaalne inimene tegelikult ei peaks vist saatma üldse neid sõnumeid sinna, eks? Aga ometi nad saadavad. Ja siin ongi see sama valik, et kuhu sa kulutad oma raha, kas sa paned selle sama saatmiskulu alla või siis sa kasutad seda mikroinvesteeringuna LHV poolt pakutavas tootes, eks. Nii et see on täpselt valikute küsimus. Eks iga inimene teab ise, mis ta oma rahaga teeb. Ei ole midagi lisada siia. Aitäh, suurepärane vestlusring. Teie ees olid siis Arko Kadajane, Indrek Naur, Raivo Hein ja Kaarel Ots vedas seda arutlusringi.